Aga mõtle nüüd selle peale, kui näiteks üks värbaja kasutaks AI-d, et teha eeltööd. Kas selline CV tuleks näiteks mingisugusest kandideerimishaldustarkvarast üldse nagu tugeva kandidaadina välja? Mina täna professionaalse värbajana kohati tunnen, et mul on nagu keeruline, et ma pean rohkem vaeva nägema, et päriselt läbi näha ja aru saada, et kes see inimene seal CV taga on. Aga mis sa näeksid, mis võiks olla need asjad, mis inimene võtab nagu nopib enda peast või enda mõtetest välja ja annab AI-le sisse, et see nagu asi saaks natuke personaalsem? Täna ei ole mina veel selliseid CV-sid näinud, kus inimesed tooksid välja enda AI-oskust. Nii et võib-olla see on jälle mõttekoht. Kui tööle, siis rõõmuga. Tere tulemast kuulama CV Online'i värbamisjuttude podcasti teist episoodi. Tänases episoodis olen külla kutsunud meie CV Online'i värbamisjuhi Andra Ranna, kes aitab mul siis lahata teemat või koos siis lahkame teemat, mis puudutab meid kõiki ja selleks on AI värbamises, kandideerimisel ja üleüldse tervikuna tööturul. Tere, Andra! Tere! Alustame kohe siis sina kui värbaja. Kas sulle meeldib AI ajastu või mitte? Kuidas sa näed, kas AI on värbamisele pigem head või halba teinud? Kui ma vaatan enda tööd, siis kindlasti on mingisuguseid töölõike, mis on lihtsustunud peale AI tulekut, aga kui ma vaatan üldpilti, siis ma tihtipeale olen viimasel ajal jäänud mõtlema, et kas mul on nüüd päriselt lihtsam seda inimest värvata või on raskem. Nii et on lihtsustanud, aga on kindlasti ka raskemaks teinud mingites kohtades. Aga mis selle asja raskemaks teeb? Mis sa arvad, kas see nagu, et pilt on liiga ilusaks läinud või on mahtu juurde tulnud? No praegu loomulikult on turul olukord, kus kandidaate on hästi palju, ehk siis kindlasti on maht läinud üles, aga teiseks kogu see mass on ka väga ilus, nii et pilt on läinud väga ühtlaseks. Ja mul siin ikka mulle meeldib seda näidet tuua, kuidas mul hiljuti oli värbamisprojekt, kus mul oli 225 ideaalset CV-d. Et varem enne AI-d kindlasti sellise massi seest tulid head kandidaadid kohe esile, aga praegu on minul värbajana oluliselt keerulisem sellise hulga kandidaatide seast päriselt head üles leida. Mm-hmm. No teeks tänases episoodis niimoodi, et ma võtan siis selle tööotsija rolli, sina võta värbaja roll, proovime läbi käia kogu selle teekonna, selle nii-öelda siis värbaja või siis tööotsija elukaare ja hakkame erinevaid teemasid ja AI seos siis nendega seoses siis lahkama. Esimene asi on üldse nagu minu meelest see, et kui vaadata statistikat, siis fakt on see, et ütleme, pooled tööotsijatest rakendavad AI-d iga päev, kui nad kandideerivad või tööd otsivad. Nüüd, mis sina arvad, kas see nagu AI rakendamine on selline asi, mida peaks üldse tegema selles kontekstis, kui sa tööd otsid? Ma arvan, et siin on vaja natuke nagu mõelda sellele, et mida sa täpselt siis lased sellel AI-l teha ja kui palju sa lased teha. Mida ma tean, et kandidaadid teevad, nad söödavad AI-le ette töökuulutuse, kuhu nad hakkavad kandideerima ja siis söödavad ette enda CV ja annavad käskluse, et palun, ma hakkan kandideerima, tee nüüd minu CV selliseks, et ma oleksin kõige tugevam kandidaat. Ja selle tulemusena siis tulebki see tugev kandidaat, aga seal taga ei pruugi mitte midagi olla. Samamoodi kaaskirjad. Aina enam ma näen lihtsalt A4 tapeete. Ma loen paar esimest lauset, ma saan kohe aru, et mul ei ole mõtet seda edasi lugeda. Et sellist isikupära on hästi vähe. Küll aga on okei kasutada, ma ei tea, kas kujundamisel või siin samas on ka palju ilusaid põhjasid täna olemas on ju saadaval. Et natukene nagu mõelda, et kui sa nüüd hakkad kandideerima, sa tead, et kõik ülejäänud kandidaadid ka kasutavad AI-d, et mis on siis see koht, kus sina eristud teistest.
aga noh, siinsamas ai kasutamine üleüldse, ma arvan, et töövestlusi tehes on meile lisandunud üks küsimus, mida me alati peame küsima, et millised on sinu ai oskused, sest täna ikkagi need kandidaadid, kes ei oska kasutada, noh, nad on kohe nõrgemas situatsioonis tööturul. Okei. Lähme nende teemadega nii-öelda step by step, et üritame siis sisse vaadata nendesse kõigesse, mis sa juba põgusalt mainisid ka. Ma arvan, et töö otsimine kui selline, et tööportaalidel on suur kohustus ise nagu juba sobivaid tööpakkumisi nii näidata inimestele, et nüüd kas seal on piisavalt valikut ja inimesed peavad ai-d rakendama, et siis kuskilt internetist veel juurde otsida endale tööpakkumisi. Ma arvan, et jah, kui tõesti tööportaalides ei ole piisavalt sulle sobilikke pakkumisi. Aga kui nüüd võtta kätte see näide, nagu sa ütlesid, et võtame tööpakkumise lingi, paneme selle ai-sse ja ütleme nüüd, et tee minu kandideerimisdokumendid selliseks, et ma oleksin nagu parim kandidaat. Räägiks nagu motivatsioonist kirjast, kaaskirjast, mis iganes nagu sellisest täiendavast kirjast või dokumendist, mis CV-le lisaks läheb. Kui sa sellise ülesande püstitad, millele sa üldse peaksid nagu rõhku panema, sest et kui sa lihtsalt ütled, et näed, siin on töökuulutus, tee see minulikuks, siis ai võtab sealt välja, või no mitte minulikuks, vaid tee minust nagu parim kandidaat, ai võtab sealt töökuulutust mingi info, eks ole, aga ta ei pane sind sinna sisse, ta võtab lihtsalt nagu nii-öelda kasutab seda töökuulutust ja koostab mingi teksti ja see nii-öelda asi, mis sealt välja tuleb, on suure tõenäosusega väga-väga sarnane kõikidel kandidaatidel. Aga mis sa näeksid, mis võiks olla need asjad, mis inimene võtab nagu nopib enda peast või enda mõtetest välja ja annab ai-le sisse, et see nagu asi saaks natuke personaalsem? No näiteks karjäärinõustamiste käigus ma olen andnud sellist nõu, et kirjuta oma sõnadega lahti enda töökirjeldus, mida sa täna teed, millised on sinu peamised saavutused, noh ütleme nii nagu sa näiteks töövestlusel kirjeldaksid enda tööd ja siis lihtsalt lase see tekst ai-l nagu ilusaks teha, et ta oleks kuidagi voolavam, paremini sõnastatud, aga ikkagi säiliks selline isikupära rohkem. Nii et põhimõtteliselt ikkagi võtad mingisuguse enda elu jooksul kogetu ja siis paned selle ka sinna sisse, et sa päris nii ei võta, et võtad ainult töökuulutuse ja paned ai-sse, et siis paned ikkagi ennast ka sinna juurde. Okay. Sest täna on neid kandidaate, kes võib-olla ei suudagi hästi ennast kirjalikult väljendada, või nad ei suuda kuidagi seda ilusaks mudida, et kuidas oma tööd siis kirjeldada, aga paned oma sõnadega, lased lihtsalt selle teksti ära toimetada nii-öelda ai-l. Noh, rääkimata kirjavigadest ja keelekasutusest, eks ole. Okei, lähme nüüd, et see varasem kogemus on oluline, mis sa veel sinna paneksid, et kas midagi võiks veel endast leida sinna juurde, mida ai-le öelda, et tee seda või kolmandat, näiteks ma ei tea, tee paar kirjaviga sisse või hoia hästi lihtsalt inimlikku keelt või et kas sa peaksid iseloomuomadusi ka sinna panema näiteks, et mina olen natukene selline lihtsama sõnakasutusega ja olen natukene võib-olla rohkem easy going inimene, vähem konservatiivne või äkki ma olen rohkem faktipõhiline inimene, kas peaks selliseid asju ka lisama sinna, et personaliseerida seda äkki või? No minu arvates täna me oleme värbamises üldse jõudnud sinna etappi, kus kuna maailm on nii kiires muutumises, siis aina rohkem värbamisprotsessis hakkavad rolli mängima pehmed oskused. See, kes me inimesena olema, millised on meie isikuomadused, kui hea kohaneja me oleme, kuidas me muutustega kaasa läheme ja ütleme kõik see, mida ei ole võimalik vahel ka CV-sse kirja panna. Nii et mina väga väärtustan selliseid CV-sid, kus on lõik sellest, kes see inimene on, mida ta täna otsimas on, millised on tema ootused, sest see annab palju paremini aimu, kas ta võiks üldse sobida sinna ettevõttesse sellele ametipositsioonile. Aga kui sina värbajana vaatad näiteks ühte kaaskirja või motivatsioonikirja näiteks, et mina inimesena näen nagu hästi palju vaeva, et no tahan ennast sinna sisse panna, nagu ütlen ai-le, et ma olen selline hästi lihtsa sõnakasutusega easy going inimene, pigem lõbusam inimene,
et kas sa värbajana üldse nagu vaatad seda, et kuidas see tekst nagu tervikuna loodud on, et turundustekstides jah, sul on vaja nagu brändi ehitada mingisuguse siis nii-öelda siis sellise emotsiooni suunas või mingi asja suunas, kus siis inimesed tunnevad ära, et jah, näed, see on see bränd või see sõnakasutus või see viitab hästi sellele, on ja. Aga kas sa värbajana äkki lähed hoopis üldse mingi praktilisemaid asju sinna otsima? No kindlasti, kui mul on 225 CV-d ja kaaskirja vaja läbi töötada, siis peab paika see reegel, et ma veedan umbes 10 sekundit ühe CV ja kaaskirja peal. Ehk siis mina lasen ta ikkagi suhteliselt niimoodi diagonaalis läbi. Ma üritan sealt otsida neid asju, mis mul on konkreetselt vaja on ja tegelikult, kui sa oled professionaalne värbaja, sa oled teinud elus tuhandeid intervjuusid ja läbi lapanud väga-väga palju CV-sid, siis sa saadki tegelikult juba suhteliselt kohe aru, millisesse tulpa sa selle CV tõstad, on ju, et kas ta on sobilik või mitte. Ta võib ju profiili mõttes sobida, aga tegelikult seal tagataustal on nii palju nüansse, mida veel vaadata, on ju. Aga mida sa vaataksid näiteks, kui inimesed tahavad AI-le anda natuke paremat sisendit, et kas värbaja vaatab nagu mingisuguseid asju, mis on lõikudena või bulletitena välja toodud paremini või mingisugused, ma ei tea, boldi tehtud mingisugused sõnad. Mida sa lähed sinna otsima? Kas sa tahad mingit kindlat lõiku näha seal, et tema oskuste kohta, varasema kogemuse kohta, hariduse kohta või sa pigem lähed ikkagi CV-sse seda otsima? Et mis on motivatsioonikirjas võiks olla niimoodi selline, mida sa skännides 10 sekundiga saad nagu näha või vaadata? Näiteks kui me müügipositsioonidest räägime, siis CV-s võib olla kirjutatud lühidalt töökirjeldused, mille eest sa siis vastutasid seal. Aga kaaskirjas tasuks näiteks avada siis enda tulemusi, et mille poolest siis sa olid nii hea müügiinimene, on ju. Millised su numbrilised saavutused olid, et see kohe annab aimu, et sa oled ikkagi hea müügiinimene ja oled ennast tõestanud ja võib-olla seetõttu sa lähed sinna sobivasse tulpa. Aga kui nüüd vastupidi vaadata, et mida üks värbaja võiks või peaks tegema või vaatama, et me teame, fakt on see, et inimesed kasutavad, ma julgen öelda, et väga isegi enamus kasutavad motivatsioonikirja koostamisel ju AI-d, eks ole, või vähemalt mingil kujul seal seda AI-d. Et mida üks värbaja peaks jälgima üldse selle motivatsioonikirja juures, et aru saada või ära tunda, et see on küll AI nüüd? Mina ütleksin, et kui see kaaskiri on liiga ilus, et on nagu need laused on liiga korrektselt kirjutatud, see on nagu üle toimetatud. Et sa ei saagi enam aru, kas sa loed mingisugust ilukirjanduslikku raamatut või on nagu päris inimene seal taga. Et tegelikult mul on väga meelde jäänud üks kandidaat, kes kandideeris ilma CV-ta ja temal oli ainult A4 tekst. Ja see tekst oli tema enda kirjutatud ja ma lugesin sealt ridade vahelt nii palju selle inimese kohta ja ma kutsusin ta vestlusele ja ta oligi täpselt selline, nagu minu tunne jäi sellest kaaskirjast. Ta lihtsalt kirjutas, kes ta on, milline on tema varasem kogemus väga lühidalt, mida ta täna otsimas on, milline ta inimesena üldse on. Ja see kuidagi matchis tol hetkel nii hästi selle otsitava profiiliga, et teinekord sa suudad sealt massi seest ka sellise dokumendiga näiteks silma paista. Aga mõtle nüüd selle peale, kui näiteks üks värbaja kasutaks AI-d, et teha eeltööd. Kas selline CV tuleks näiteks mingisugusest kandideerimishaldustarkvarast üldse nagu tugeva kandidaadina välja või seal on ikkagi seda inimlikku touchi vaja? No vot, siin ongi täpselt see koht, kus ma olengi nagu hästi kahe vahel, on ju. Et kui ma ütlen kohe ära, et meie oma värbamisprotsessides ei kasuta AI-d täna veel kandidaatide eelskriinimiseks, et kui meil tuleb 200 CV-d, siis värbajad vaatavadki need kõik läbi.
ja noh, ütleme niimoodi, et seal on oma sellised head ja vead, on ju. Et kui me kasutaksime AI-d, siis ta tõesti väga vaataks mustvalgelt ja ma arvan, et see õigustab ennast selliste tehniliste rollide värbamisel, kus sul ongi väga spetsiifilised näiteks nõudmised mingitele programmidele või mingitele oskustele ja sa otsidki neid. Aga kui me räägime sellistest profiilidest, kus rohkem me värbame nagu inimtüüpi, on ju, siis seda täna AI ei oska ju lugeda, on ju. Küll aga meie värbajatena, kes me oleme tuhandetes CV-sid läbi vaadanud, me tegelikult oskame sealt ridade vahelt natukene paremini aimu saada, kellega võiks tegu olla ja kas ta võiks sobida sinna. Et lõpuks see nii-öelda, kui sa kasutad ja rakendad AI-d nagu sellises formaadis, siis sa võid teha ju mingid värbamisvigu, et sa pead tagasi tulema selle värbamise juurde lõpuks ja siis teed topelttööd või rohkem tööd isegi, kui sa teed ilma selle AI-ta, sest kogemuse pealt screen'ides sa võib-olla isegi oled produktiivsem. Ja näiteks kui mina vaatan CV-sid läbi ja ma näen, et oletame see kandidaat on töötanud sellistes ettevõtetes, on ju, siis minul täna oma kogemuse pinnalt juba on teadmine, ta on nendes ettevõtetes töötanud, isegi kui ta ei ole midagi sinna kirjutanud rohkem, on ju. Aga mina värbajana tean, ta on olnud selles ettevõttes sellisel ametikohal, ma juba tean, mida see tähendab. Ja ma loon nagu sinna taha selle konteksti, mis mul on kogemusega tulnud, on ju, ja ta lähebki edasi selles protsessis, on ju. Jah, mul on tunne, et see läheb sinna samasse auku nagu turunduses on see, et kui Claude tuleb jälle välja mingisuguse imelise tööriistaga, et nüüd sa saad kõiki oma bannereid ja ad creative või nagu visuaale hakata automatiseerima ja AI abil looma, siis ühe suurema brändina sa vaatad seda lõpptulemust, mis see AI sulle teeb ja see ei ole alati selline, mida sa saad tegelikult välja anda või usaldada 100% niimoodi, et sa ehitad nagu täielikult automaatselt selle süsteemi üles, eks, et sul peab ikkagi kuskile sinna vahele jääma see inimlüli veel. Aga ma rõhutan sõna veel ilmselt, eks ole. Okei, aga lähme näiteks selle CV juurde, et mis sina arvad AI-st ja CV-st tervikuna, sest et CV ju, mis ta tervikuna on, ta on sinu varasem töökogemus, haridus ja mingi selline täiendav praktiline info, et miks sa peaksid laskma seda asja üldse teha AI-l või miks inimesed teevad seda? Mis sina arvad? No ma arvan, et täna me oleme kõik ju kergelt sellises AI hulluses, on ju, et kui sa oled korra seda kasutanud, see on nagu sõltuvust tekitav, on ju, et sa saadki sealt abi, sa näed, kui kiiresti ta sul kõik asjad nii ilusaks teeb, on ju, ja kui sa ise ei oska ka veel seda CV-d nii hästi teha, siis on ju väga lihtne pöörduda oma parima sõbra poole, kes sul 1 sekundiga kõik ilusaks teeb, on ju. Mina hästi ise mõtlen nagu seda, et tööportaalid pakuvad nagu imelist CV-de nagu põhja. Sul on nagu sisuliselt isegi infot, sa ei pea sinna väga palju kirjutama, et teksti teha, on ju. Et mida sa siis nii väga seal AI-ga tahad optimeerida endale, on ju, et okei, märksõnad, et märksõnad oleksid esindatud tekstis igal pool, on ju, et sa saad nagu AI käest küsida, et okei, et mis on siit sellest CV-st puudu näiteks, kui ma kandideerin sellele ametikohale, et sellises formaadis ma saan aru, aga nüüd, et anda nagu oma CV ja öelda talle, et et tee sellest midagi imelist, et see tundub nagu selline natuke too much võib-olla, mis sina arvad? Ei, ma olen nõus ja me oleme värbajatega rääkinud nagu ka ja visanud õhku küsimuse, et mis asi see CV üldse tänasel päeval on, see on mingi täiesti suvaline dokument justkui, mis tegelikult ei anna enam üldse aimu, kes tegelikult see inimene seal taga on, et seetõttu ta ei ole enam väärtuslik sellisel moel nagu vanasti enne AI-d, on ju. Et milliseks üldse kogu see töö otsimise maailm kujuneb siin, ma ei tea, 5 aasta perspektiivis, ega ma seda ju tegelikult ei tea, on ju. Et aga ma ise olen vahel nagu jäänud mõtlema, et miks keegi ei tule selle peale, et saata endast näiteks video CV, on ju.
et saata endast 2-minutiline lõik, kus sa kirjeldad ise ära, mis sa teinud oled ja sa kohe eristuksid massist, on ju. Pluss nagu värbaja saaks siis aru ka, kes siis tegelikult see inimene seal taga on ju. Aga ei ole mina ühtegi näinud veel. Ma ise mõtlengi seda ka veel selle AI puhul, et see ongi väga lihtne võib-olla AI-le öelda, et näed, tee mulle imeline CV ja siis nagu sellega kandideerida, ilma mõtlemata selle peale, et tööportaalid CV-d võib-olla on natuke efektiivsemad, on ju. Et mis sina arvad nagu värbajana, kas sa tahaksid pigem nagu näha ühesuguseid CV-sid, kus sul on lihtne asju hoomata või sa tahaksid, et igat CV oleks erinev, et siis ta eristub? Sest muidu varasemalt nagu hästi palju räägiti ju värbamismaastikul sellest, et CV peab väga palju eristuma, sest muidu sa nagu ei paista silma, et kas nüüd nagu AI ajastul see peaks nagu vähem eristuma, et AI-l ja inimesel oleks lihtsam sealt infot otsida hoopis või? Mulle nagu tundub see loogiline turundajana ka, eks ole. Et mul on turundajana palju lihtsam mingisugusest struktureeritust või hästi sarnase struktuuriga dokumentidest mingit infot välja tõmmata, lugeda ja pärast töödelda. Ei, ma pigem arvan ikkagi, et on parem, kui sellel on mingisugune omanäolisus olemas. Range reegel, CV võiks ideaalis olla 1 A4-l, maksimaalselt 2. Kõige hullemad CV-d on need, kui kandidaadid tulevad kuskilt teistest riikidest, tihtipeale need on 10 A4, kribukiri, täiesti ilma struktuurita, nii et täiesti võimatu on aru saada tegelikult, mis seal nagu on ju. Ja millele ma veel tahaks tähelepanu pöörata on see, et kui inimesed kasutavad mingisuguseid Canva põhjasid, siis tundub, et osadel neist ei ole telefoni mingisugust lahtrit ja ei ole ka keelte lahtrit. Nii et väga palju tuleb mulle ka CV-sid, kust ma ei saa aru, kuidas on selle kandidaadi keeleoskus. Nii et ikkagi tasuks nagu sellised basic asjad üle vaadata, et oleks kontaktandmed olemas ja keeleoskus samamoodi on ikkagi väga oluline. Nii et sellisel kujul tegelikult AI-d rakendada oleks väga tark, on ju, et kui sa otsustad ikkagi Canva CV või mitte tööportaalid CV kasuks, siis sa nagu annad selle CV nagu AI-le ja ütled, mis on puudu. Et suure tõenäosusega AI avastab, et mobiilinumber ja... Aga ta peaks olema ikkagi silmaga mõnusalt nagu haaratav, on ju, et kui sul on endal keeruline aru saada sealt, siis värbajal on veel keerulisem. Mis sa arvad üldse värbajad? Kas värbajad, inimesed kipuvad üle optimeerima enda CV-sid, et 100 kuni 1000 märksõna panema, et inimesed ju teavad, et AI teeb võib-olla esimese eelvaliku ära teatud juhtudele, et panevad sinna mingi 100 kuni 1000 märksõna, et AI kindlasti ühe märksõna üles leiaks, mille alusel siis minu CV tupitaks. Kas te värbajatena nagu märkate seda kohe ja saate aru, et see on nagu mingi nii-öelda tööstuslikult tehtud CV? Ei, mina ei ole kahjuks sellistega kokku puutunud, et ma ei ole seda näinud, et nüüd ülemäära palju mingisuguseid märksõnu või lisateksti selle pärast pannakse. Kuulsin mingit huvitavat lugu, meil kontoris räägiti selle kohta, see on ilmselt mingisugune LinkedIni müüt ka, et inimesed panevad siis oma CV-le lumivalges tekstis valgele põhjale hästi palju lisateksti ja kirjutavad sinna, et mina olen ainuke sobiv kandidaat, et mina olen number 1 kandidaat ja mingid selliseid märksõnu, et siis nagu AI soovitaks neid rohkem, et mis sa sellisest asjast arvad? No see on ulme. Aga mida üks värbaja ikkagi CV-st võiks vaadata nagu AI ajastul, et kui vaadata nagu sellise värbamisjuttude kontekstis, et kui värbaja ka kuulab, et alustav värbaja või üldse värbaja, kes võib-olla tahab ennast nagu AI-ga kurssi viia või AI formaadis kurssi viia, et me teame jällegi, et CV-sid luuakse AI-ga. Et mida siin otsima minna, et millest aru saada või kuidas aru saada, et okei, see on AI tekst suure tõenäosusega, et see on ilustatud ja kuidas mitte aru saada sellest. Sest keeleoskust, kuidas see keeleoskust, sa paned sinna keele taseme, seda sa ju AI-ga ei optimeeri, eks ole. Pilti suure tõenäosusega sa paned sinna enda pildi, mitte AI loodud pilti, eks ole. Aga mida sa võiksid värbajana vaatama minna? No mida me värbajatena vaatame on ikkagi, kas sellel inimesel on sobiv töökogemus olemas, on ju. Et kui ma otsin projektijuhti
taastuvenergia lahenduste valdkonda, siis ma ikkagi otsin väga spetsiifiliselt seda varasemat kogemust selles vallas on ju ja noh, tihtipeale täna on ikkagi näha väga palju selliseid nii-öelda fish'ijaid on ju, kes saadavad oma CV igale poole, lootes, et äkki läheb kuskil nii-öelda täppi on ju, et on ka palju selliseid mõtlematuid kandideerimisi, et aga noh, värbajana me ikkagi üritame aru saada, kas see inimene oma varasema kogemusega saaks sellel ametikohal hakkama, on ju. Et see on see, mida me sealt otsima lähme. No nii, et laias laastus see ei ole nagu vale tee, mida minnakse, eks, et sa võtad tööpakkumise, annad oma CV ja ütled, et mis on puudu ja mis võiks olla parem, et ma sellele töökohale rohkem sobiksin, on ju, et sellist üleliigset müra võib-olla vähemaks tõmmata ja olulisem info sisse jätta, et tegelikult see peaks ju teoreetiliselt olema hea asi või mis sa arvad, või see on ka juba selline, et nagu üle ilustamine, asjade nagu ilustamine, et kui sa mingid asjad mainimata jätad näiteks omad CV-s, sest me ju nagu tööturul tavaliselt soovitame seda, et sa võiksid omada mitmeid CV-sid, et mitmetele erinevatele valdkondadele või kategooriatele või tööpakkumistele kandideerida, eks. Noh, ühe CV-ga igale poole ei ole mõtet kandideerida, sa peaksid ikkagi natuke kohandama seda vastavalt ametikohtadele. Aga et kas on võimalik, et sa üle kohandama ka lähed ja värbajal ei ole piisavalt infot seal või? No loomulikult CV-s ja kaaskirjas sa ei saa kõike infot edasi anda, mis võiks töö kontekstis oluline olla, et eks sa pead mingisuguse valiku tegema, on ju. Aga peas, et targad valikud teed, et midagi olulist välja ei jäta, et seal tegelikult võib juhtuda ka see, et AI jätab midagi olulist välja, mis antud kontekstis on oluline, et seal tuleks ikkagi see lisaks AI filtrile veel pärast ise ka kriitiliselt see asi üle vaadata. Okei, aga nüüd ma kandideerin oma CV-ga. Seal on ju riskid ja varjupooled ka selles suhtes, et nagu mina kandideerin AI poolt loodud dokumentidega ja loodud struktuuriga. Nüüd värbaja vaatab seda AI loodud dokumentide ja struktuuriga, et miks meil üldse sinna siis inimesi enam vaja on vahel, et usaldame 100% AI-d või? No nagu ma enne lugesin, siis AI minu hinnangul ei suuda täna ridade vahelt lugeda. Ta ei suuda ta vaatab hästi mustvalgelt ja ta ei suuda piisavalt konteksti sinna taha panna. Ehk siis see on täna veel puudulik. Kuidas see maailm areneb, võib-olla siin järgnevate aastate jooksul juba on pilt teine, aga loomulikult, kui me nüüd värbaja vaates seda asja vaatame, siis loomulikult minu töö on ka väga palju muutumas, on juba muutunud. Kui ma mõtlen enda töö peale aasta tagasi, siis täna ma teen enda tööd hoopis teistmoodi tänu AI-le, on ju. Ja olen aus, olen küsinud AI käest, et palun kirjelda värbaja tööd 5 aasta pärast. Ja ta on mulle ikkagi öelnud, et kui täna professionaalsetel värbajatel kulub päris palju aega ka sihtotsingu peale, et need õiged talendid üles leida erinevatest andmebaasidest, et siis tulevikus AI otsib kõik välja ja värbaja siis saab rohkem aega pühendada tööintervjuudele, päris kontakti loomisele ja päriselt siis aru saamisele, kes see inimene on ja kuidas ta sinna ametikohale sobituks. Mul ongi tunne, et see AI võiks tänases seisus olla selline rohkem nagu mehaaniliste selliste korduvate tööülesannete abikäsi, eks ole. Ma ei tea, kas screening sinna alla käib, aga mingisugune selline automatiseeritud äraütlevate kirjade saatmine näiteks, eks ole, võtta kuskilt mingisuguseid siis andmeid juurde, et personaliseerida seda kirja näiteks. Kas sa näed, et värbajana võiks seal üks oht ka olla näiteks? Me teame, et väga suur probleem on, et tööandjad ei anna tagasisidet kandidaatidele, sest et seal on liiga palju siis nii-öelda ressurssi läheb sinna alla. Samas kandidaadid ei ole rahul ka mingi sellise nagu lihtsalt basic või sellise lihtsa äraütleva kirjaga. Et nüüd oletame, kui värbajad lähevad optimeerima ja siis inimene saab nagu liiga personaalse kirja, kas seal võib olla mingid ohte ka või näiteks, et see personaliseerimine läheb täiesti puusse ja siis hoopis teed brändile rohkem kahju, kui kasu tood selle äraütleva kirjaga? Ei, ma ei usu seda, sellepärast, et täna ikkagi ütleme suured ettevõtted, kellel on ka väga paljud sellised protsessid kõik automatiseeritud,
Neil on väga hästi see lahendatud ja see kiri, mis saadetakse, ta on juba niivõrd hästi koostatud, et keegi ei tohiks nüüd sealt tunda, et midagi on valesti. Jah. Aga mis riske sa veel näed sellises olukorras, kus võib-olla AI teeb meie mõlema osapoole tööd liiga palju, näiteks selle kandideerijate tööd võtab liiga palju või annab neile liiga palju võib-olla võimalus kandideerida AI-ga, ehk siis inimesed kasutavad nii-öelda üle seda ja vastupidi siis nüüd, kui värbaja seda üle kasutab, et mis riske seal veel võib olla? Et värbamisvead võivad sisse tulla, eks ole, siis sul ei ole seda inimlikku poolt seal enam. Mis veel lisaks? No kui värbamisvigade juurde lähme, siis üks hea näide, nüüd küll mitte CV koostamise protsessist, aga sellest, mis sellele järgneb on ju, et ühel hommikukohvil klient rääkis, kes värbab siis IT-inimesi ja esimesed vestlused toimuvad alati Teamsis. Ja ütles niimoodi, et on juba väga hästi näha, mismoodi veebi teel tehtavatel töövestlustel on kandidaadil 2 ekraani ja kui värbaja selle küsimuse esitab, siis kandidaat paneb selle juba sinna AI-sse, laseb AI-l ära vastata ja siis ta tegelikult loeb nagu selle vastuse ette. Ja niimoodi need sellised veebikohtumised siis toimuvad, et nagu tegelikult inimene ei vasta, vaid robot vastab ja kui toimub laua taga kohtumine ja inimene peab päriselt siis ise rääkima, siis on näha, et ta ei suuda üldse ennast väljendada ja kõik need CV esitamised ja esimesed kohtumised veebi teel, et keegi teine nagu on olnud seal, et Mul ongi tunne, sa enne mainisid väga huvitavat asja, et võib-olla me tulevikus liigumegi üldse AI pärast videomaailma rohkem. Et praegu ma olen näinud, et tööturul on üks suur nagu selline, kunagi, ma ei tea, ütleme 5-6 aastat tagasi hakati rääkima hästi palju videot CV-st ja videost tervikuna selles kontekstis värbamises on ja see ei läinud kunagi lendu, see ei ole siiamaani nagu lendu läinud selliselt, nagu ta võiks lendu minna. Et kas võib juhtuda, et just AI tegelikult lõpuks surub ühiskonna sinnamaani ja inimesed sinnamaani, et kuna ettevõtted hakkavad nõudma seda videot, siis me muutumegi üldse videovärbamisagentuuriks, et me ei saadagi enam CV-sid, meil ongi ainult videod, need videod on kohe personaalsed intervjuud, seal on kuidagi mingisugused tööriistad, tarkvarad, mingid lahendused, mis tuvastavad ära, kas sul on seal paralleelselt mingi AI lahti või mitte. Et äkki ongi see video siis lahendus kõigele või? No mina mäletan seda aega, sellest on väga palju aastaid möödas, kui ma töötasin Swedbankis ja see oli see aeg, kui alles esimesed videointervjuu sellised lahendused hakkasid tulema turule, et sa saad saata kandidaatidele küsimused ja nemad pidid siis ennast filmima ja meie siis värbajatena pärast vaatasime neid videosid, eks ole. No sellest on jah 10+ aastat juba möödas. Täna mina näen, et kui me saadame kandidaatidele, meie ka kasutame täna seda lahendust, eks ole, siis väga paljud ei vasta. Et ikkagi paljude jaoks on veel see iseendaga rääkimine ekraani vahendusel nagu kummaline ja nad kardavad seda teha, aga siin samas ma mäletan Swedi ajal oli meil see põhimõte, et kui inimene ei julge isegi seda uut lahendust proovida, siis ilmselgelt ta meile ei sobi, sellepärast et töö juures tuleb sul iga päev ette neid olukordi, mis võivad sulle nagu uued olla, ebamugavust tekitada, aga sa pead ikkagi nende olukordadega toime tulema. Et see on jälle vaata selline enese ületamine paljude jaoks on ju, et aga kui nüüd mõelda töö peale, siis seal ju samamoodi tuleb neid kohti, kus on vaja ennast proovile panna. Ühesõnaga, mulle tundub, et nagu video võib olla üks lahendus kindlasti, et sellist personaalsust juurde anda, sest et AI teadaolevalt, eks ole, hoiab meid turvatsoonis või mugavustsoonis ja nii mõlemad poolt, värbaja poolt maalib ilusama pildi võib-olla nendest inimestest, kui sa kasutad neid hästi loodud kaaskirju, motivatsioonikirju ja CV-sid, eks ole. Nüüd sa saad mingi AI tarkvara abil, eks ole, endale ideaalse kandidaadi ja nüüd
kuhu poole see värbamine siis liigub, et mida me nagu värbama hakkame, sest et mulle tundub, et me hakkame tegema väga palju värbamisvigu, et see inimene lõpuks ei sobi tegelikult sellele ametikohale. Ma arvan täpselt samamoodi, et me oleme praegu selles etapis, kus mina täna professionaalse värbajana kohati tunnen, et mul on nagu keeruline, et ma pean rohkem vaeva nägema, et päriselt läbi näha ja aru saada, et kes see inimene seal CV taga on. Ja seetõttu ka näiteks viimasel ajal ma olen kokku puutunud sellega, et Teamsi teel tehtud vestlused kuidagi nad suudavad ära petta või ikkagi sa ei saa seda päris tunnetust kätte, on ju. Ehk siis mul on vaja inimesega tund aega vestelda näost näkku ja aru saada, kas temaga võiks edasi minna või mitte. Et kui juba mina täna olen hädas, on ju, mida siis veel nendest värbajatest rääkida või ütleme värbavatest juhtidest. Et meil on Eestis ikkagi väga palju väikseid ettevõtteid, kus ei ole oma personaliosakonda, on ju. Et inimesed, kes värbamisega igapäevaselt kokku ei puutu ja nüüd siis peavad oma otsuseid tegema selle pinnalt, et tal ongi 20 ideaalset CV-d, on ju. Ja et ma arvan jah, neid värbamisvigu täna tehakse palju. Ja seda enam, et me värbame täna inimest, me värbame tema suhtumist, me värbame tema kohanemisvõimet ja kõiki neid pehmeid asju, mida ebaprofessionaalsed värbajad ei suuda intervjuul nagu välja tirida sellest kandidaadist. Et need vestlused kipuvadki jääma selliseks pinnapealseks, keskendutakse mingitele konkreetsetele oskustele või saavutustele, on ju. Aga see, kui värbaja seal vestlusel ikkagi avab seda inimest ja üritab aru saada, et kuidas ta mingisugustes keerulistes olukordades hakkama saab, kuidas ta konflikte lahendab, milline üldse tema suhtumine on ja kõik see pool. Et kuna see on täna värbamises väga oluline, siis ma arvan, et paljud on hädas, sest paljud ei oska seda nagu teha. Sa rääkisid väga olulisest aspektist minu arust see oskuste teema, et kui sa vaatad nagu AI-d, siis AI võtab nagu väga paljudelt inimestelt sellepärast töö ära, et ta teeb nende töölõiku väga palju paremini. Nüüd, kui täna me räägime sellest, et värbajad ju otsivad AI mingisuguseid kasutusoskuseid või mingeid erinevaid oskuseid CV-dest ja kandideerimisdokumentidest, et mida üks värbaja üldse vaatab või võiks vaadata, et võtame, et anname selle nagu sinu vastusega 2 konteksti, et kui tööotsija peaks praegu kuulama seda, et siis ta oskab võib-olla värbajatele paremini serveerida neid asju ja teiselt poolt mida üks värbaja täna peaks üldse vaatama, eriti nagu AI kontekstis siis või AI tööturu kontekstis. Räägime alguses siis nendest AI oskustest ja siis tervikuna nagu inimeste pehmetest oskustest, et mis on üldse oluline AI ajastul? No mul on olnud üks värbamisprojekt laual, kus klient ütles niimoodi, et see inimene peab saama AI-ga parimaks sõbraks ja ta peab ise leidma võimalusi, kuidas siis kõik, mis võimalik AI-le sööta, nii et endal jääks rohkem aega tegeleda mingite huvitavamate asjadega. Nii et ma arvan, et basic tasemel ChatGPT kasutamisoskus peaks täna ikka kõigil olema. Et kui inimene ei kasuta ChatGPT-d nagu mingite basic asjade tegemiseks, siis minu hinnangul väga paljudel ametikohtadel läheb tal ikka keeruliseks, sest kui me ka enda tööd vaatame, sina kasutad juba ikkagi väga kõrgel tasemel erinevaid AI lahendusi, on ju, et isegi mina olen algaja sinu kõrval, on ju. Et tegelikult on kõigile veel väga palju õppida sellel. Aga kui sina värbajana hakkad vaatama näiteks, et see inimene suure tõenäosusega oleks AI-d valmis õppima, mida sa lähed otsima sinna või et suure tõenäosusega oskab AI-d kasutada näiteks või oleks suuteline õppima, et millised need nagu vihjed on inimese kandideerimisdokumentides sellele? No ma tooksin välja, et tegelikult täna ei ole mina veel selliseid CV-sid näinud, kus inimesed tooksid välja enda AI-oskust. Nii et võib-olla see on jälle mõttekoht, et võiks hakata rohkem välja tooma
ja noh, kas või siis kaaskirjas kirjutada, et kuidas ma olen oma tööd efektiivsemaks suutnud teha siin viimase aasta jooksul. Kas ma olen mingisuguseid AI lahendusi proovinud. Et täna ma jah, ei ole näinud tegelikult. Aga kui sa peaksid otsima näiteks, et sa ei näe sealt CV-s väga spetsiifiliselt AI kohta midagi välja toodud, et mis tööriistasid või milliseid AI tööriista on kasutanud, mis on nagu tulemus või mis töölõikudes või mis iganes. Et kuidas sa nagu hakkaksid otsima sellest seda infot või sa helistaksid, küsiksid täiendavalt, et no kui meil mingisugused värbamisprojektid algavad ja seal on mingisuguseid spetsiifilisi nüansse, mida me tahaksime kontrollida, kas siis, ma ei tea, keeleoskus või AI oskus või mingid muud tingimused, siis me oleme kasutanud nii-öelda neid eelküsimusi, et enne kandideerimist inimene peab siis nendele küsimustele vastama ja teinekord me saame juba sealt väga palju lisainfot juurde. Nii et ikkagi selline nagu kaardistamine ja see värba ja hands-on töö on siis see, mis te teete, et siis nagu seda võib-olla detailsemaks minna ja otsida seda. Aga see on tegelikult hea point jah, et seda võiks isegi uurida, see oleks huvitav teema, et küsida inimeste käest, et kui palju teil üldse on CV-s mainitud mingit AI teemat või üldse enda andmebaasist nagu selline väljavõtte teha. Et siis on küsimus, et miks ei panda, et kas ei nähta veel enda töölõikudes, et see nii suurt väärtust lisab oma töös või miks see nii on. Ma võin kihla, et turundajatel ilmselt see juba on olemas, äkki ka müügiinimest, arendajatel. Aga noh, et kas tervikuna ühiskonnas, et mingites gruppides kindlasti see on juba, eks ole. Okei. Kuidas sa ise näed, et mis see tulevik tuua võib näiteks värbaja jaoks või tervikuna nagu värbamismaastikul, et kas see AI nagu areneb nüüd lähiaastatel veel rohkem, et ta su töölaua täiesti ümber mängiks? No mina oleksin küll väga õnnelik, kui ma annaks AI-le ülesande, et palun otsi mulle kõik Eestis olevad mingisugused, ma ei tea, väga spetsiifilise oskusega inimesed üles, et kui varem mul võis kuluda päevi, et kammida läbi andmebaase, vaadata CV-sid lihtsalt läbi ja peale seda siis aru saada, et ei, see ei sobi. Et see on tegelikult meeletu töömaht, mis meil nagu on. Ja see on see töö, mis ei paista ju ka välja. See, kui palju meie päeva jooksul lihtsalt vaatame CV-sid läbi kuskil andmebaasides ja üritame aru saada, kus need talendid siis on. Et kui need talendid keegi meie eest üles otsiks ja meie saame juba nendega edasi tegeleda, siis see oleks meie jaoks küll väga suur ajavõit. See oligi tegelikult mu selline salakavala küsimuse point, et ma kõigepealt oleks küsinud, et kuidas sa arvad, et see mängib ümber ja et siis, mis sa ise sooviksid, et see väga ümber mängiks. Aga ikkagi see samamoodi siis tööotsijate poolelt, et tööotsijad sooviksid, et AI neile ideaalse tööpakkumise leiaks, värbajad soovivad, et AI leiaks neile sobiva ideaalse kandidaadi. Et kuskil on järelikult mingisugune auk tööturul, et see tuleb AI-ga ära täita ja keegi teenib päris palju raha tänu sellele. Et eks neid tööriistasid juba leiutatakse ka ja on väga palju olemas ka neid erineval kujul. Aga mis sa arvad, kas seal tulevad mingid eetilised küsimused ka mängu? Kas AI suudab olla piisavalt neutraalne või see pigem, kuna mingisugused poliitikud kirjutavad nii palju reegleid sisse, et suured korporatsioonid, kes AI tööriistasid loovad, peavad niikuinii arvestama sellega, et trahvi mitte saada? Ma ise arvan seda, et kuna see AI on nüüd viimastel aastatel nii kiiresti tulnud peale meile nii suure lainena, siis praegu on selline vahepealne aeg, kus kõik otsivadki oma kohta ja kogu see õiguslik pool, see loksub ka ajaga paika. Nii et praegu on lihtsalt see vesi veel natuke sogane. No teadaolevalt noored on väga agarad tehnoloogia kasutajad. Mis sa soovitaksid noortele, kas siis pigem oma esimene töökogemus leida AI abil või ilma AI-ta? No ikka AI abil.
aga mida sa nagu, lihtsalt mõtlen kokkuvõtteks nagu, et kui keskenduks näiteks sellele, et üks inimene hakkab nagu kandideerima, tööd otsima, et kus ta võiks kasutada AI-d ja kus siis võiks ikkagi nagu natukene vähem seda kasutada kokkuvõttes? Et kas ikkagi see motivatsioonikiri võiks olla? Motivatsioonikiri kindlasti, et ma ütlen, mina neid tapeete ei loe. Ja pigem nagu lühike, tabav, eks pigem ole. kas või 5 lauset, mille sa oled suutnud ise kirja panna ja kus sa väljendad seda, miks sa kandideerid, sest tegelikult see on esimene küsimus, mida mina küsin inimestelt, miks sa täna kandideerid sellele ametikohale. Nii et vähem sellist tapeeti ja rohkem isikupära. Aga värbajate poolelt näiteks, et liiga agarad AI kasutajad, et mida sa tahaksid neile südamele panna, et mille peale nemad võiksid mõelda? Et teadaolevalt hüperautomatiseerimine ja selline optimeerimine võib ka olla mitte nii hea alati, et see on nagu hall ala lõpuks. No mina täna, mõeldes enda 10+ kogemusele, mis ma olen värbajana tegutsenud, et täna ma ütleksin alustajatele värbajatele seda, et kuna selles töös on nii tohutult palju tegelikult seda inimtunnetust ja nii palju on sellist ridade vahelt lugemist, siis seda ei suuda AI kunagi teha. Et ikkagi säilitada kogu selles värbamisprotsessis see inimlikkus ja nii-öelda leida need kohad, kus AI aitab, aga mitte tekitada olukorda, kus sa lased AI liiga palju ära teha ja läbi selle sa teed vale värbamisotsuse, et sa oled nagu lasknud ka robotil võib-olla lõpuks ära otsustada, lihtsalt mingi must-valge teksti pinnalt. No fakt on see, et AI saab kindlasti olla hea assistent, väga produktiivne assistent, aga tõesti kõike tööd ta ära ei tee ja see on veel vähemalt mitte ja see on nagu fakt. Kes teab, mis 5 aasta pärast juhtub või isegi 1 aasta pärast, et need arengud on nii kiired, et see sama asi, mida me täna siin arutame, võib-olla homme on juba selline, et on muutunud või on eilne päev. Ja, täpselt. Aga aitäh, Andre, et sa minuga sellel episoodil kaasa arutlesid AI teemadel. Loodan, et kuulajatel oli siit nii mõndagi võtta ja kui mitte liiga palju praktilist, siis vähemalt natukene mõtteid keerutada, et kas mina kasutan AI-d õigesti või valesti ja et mis see tegelikult nagu päriselt on, mida võiks või peaks üldse üks värbaja või tööotsija tegema. Aitäh! Kõikidele kuulajatele likeige seda episoodi ja jagage vähemalt 1 inimesega, kellel sellest võiks kasu olla. Kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea, nii hea.